Palun tõusta. Täna Harju maakohtu saalis enda tegude tagajärgede otsust oodates peitis 31-aastane seksuaalkurjategija Reigo Jürgenson enda näoga putsi sisse. Süüdistati Reigo Jürgensoni siis vägistamises, mis on toime pandud alaealise suhtes ja korduvalt. Süüdistati ka alaealise kallutamises alkoholi tarvitamisele ja seksuaalses ahvatlemises. Mees olevat tegutsenud peamiselt sotsiaalmeedias. Seejuures kasutas ta vestlustes vale nime ja valetas end nooremaks, et meelitada tüdrukuid endaga kohtuma. Reigo Jürgensoni ohvreid oli rohkem kui üks. Ning prokuratuuri sõnul andsid kannatanud ise teada, et nende suhtes on toimunud midagi ebaõiglast. Kuivõrd saab siis sellest rääkida, et kuidas need kuriteod toime pandi või mis täpselt toimus? Kuivõrd tegemist oli kinnise istungiga kannatanute kaitseks, siis ma paraku seda nii detailselt kommenteerida ei saa, et ma midagi rohkemat saaks öelda. Ohvriteks olid teismeast tüdrukud, kelle usaldust 31-aastane Reigo kuritarvitas. Reigo Jürgensonile küsis prokuratuur maksimaalset karistust, milleks on 15 aastat. Kuna tegemist on lühimenetlusega, siis igal juhul oleks karistuse pikkusest maha läinud 1/3. Kohus otsustas Reigo Jürgensonile anda 11 aastat vangistust, millest lõplikult kandmisele kuulub 7 aastat ja 4 kuud. Kohus põhjendas enda otsust sellega, et Reigo Jürgenson olevat näidanud üles puhtsüdamlikku kahetsust ning et mees olevat aru saanud, et tal on probleemid ja nende probleemidega tuleb tegeleda ja neid tuleb ravida. Nagu kuulsite isegi saalis, siis kohus arvestas siiski Reigo Jürgensoni puhtsüdamliku kahetsusega, millega mina justkui ei leidnud, et see oleks kuidagi tõendatud, et päriselt kahetseb. Kohtuniku sõnul olevat Reigo Jürgensoni süü küll keskmisest suurem, kuid mitte nii suur, kui taotles prokurör. See on nüüd see meie praeguse õigusruumi paratamatus, et lühimenetlus on selline menetlus, kui prokurör edasi kaevata ei saa, kui on süüdimõistev otsus. Küll aga on kaitsel õigus otsus edasi kaevata. Lisaks vanglakaristusele tuleb mehel korvata ka muu kuriteoga tekitatud kahju, mis on nii varaline kui ka moraalne.